Daamid ja härrad, kas me oleme valmis meie tänase õhtu peaesinejaks? Sellisel juhul näitame armastust, teie ette tuleb Sander Õigus. DJ Šromik. Tere, mina olen Sander, nagu lubati ja minu 4. soolotund 4. seina taga. Mida tähendab 4. seina taga? See tähendab seda, et mul on alati meeldinud küsimused, et miks ja kuidas. Selle asemel, et leppida asjade halva olukorraga, mulle meeldib küsida, miks, kuidas me jõudsime siia, kuidas paremini saaks. Alustame väga lihtsa näitega. Kuidas on see võimalik, et ma olen 29-aastane ja ma ei suuda siiani ilma itsitamata kondoomi osta? Nagu mis mõttes me iga kord apteegis lihtsalt paanika hooben täieliku saama, sest kui ma need ise nagu riiulist üles leian ja nagu kassasse jõuan on kõik hästi, aga kui ma piisavalt ruttu ei leia ja apteeker peab mulle appi tulema, nagu, kuidas ma ütlen võõrale inimesele, et nikku saa? Või nagu tõsi, sest see apteeker alati on selline kena, võib-olla selline 55-60, selline vana tädi meenutab natuke mu vanaemat, tuleb, küsib, kallis poiss, mida sulle? Kuidas ma ütlen talle, et täna pumpamiseks läheb? Ja siis tädi tuleb, küsib, et kallis poiss, mida siis sulle ja mida soov? Ja siis ma olen selline, mis ta oli? Mis ta oligi? Mingi tädi nagu tuleb appi, et kas sa köha pärast tulid? Mul nii piinlik köha pärast ja tulen jälle tulema 30 eurost mingi fantoom köhale rohtu kaasas. Aga üks päev näiteks jälle käisin apteegis ja leidsin oma tooted kiirelt üles ja jõudsin ise kassasse, kõik hästi ja meessoost apteeker oli, panin oma 2 pakki sinna ja tüüp reaalselt vaatas neid ja vaatas mind ja lihtsalt tegi. Ja mul oli nagu see, et ma tean, aga nagu väga ebaprofessionaalne või nii. Aga tüüp ei lõpetanud, pani need. Hakkas mulle reaalselt nukke lööma üle leti, onju. Ja mul oli see, mis toimub? Ja siis vaatasin, ma sinna leti peale, ma olin sinna 2 pakki XL kondoome pannud, onju. Okei, nahvi te naerate nagu. Te ei tea. Aga teil on õigus. Ja siis ma ütlesin, et sorry, et siin on mingi eksitsioon, et need ei ole küll mulle. Ütlesin, et ei ole hullu, et pai peremees, et meil on igast mõõtu suurust kuju, et millist sulle siis nagu läheb. Ja et siis parim võimalik variant saada, siis ma näitasin talle oma sugutit ja ta müüs mulle antidepressant. Et siis tere õhtust. Aga jah, mulle meeldib ja küsida selliseid küsimusi, näiteks ma olen ennast tabanud, raudselt teie ka, kui sa lähed kuskile poodis, sa näed seal seda 78 aastat turvameest ja mõtled, et kuidas nagu? Kuidas nagu? Ma ei ole ainukene inimene, kes on läinud Maximasse, näinud seda nagu vanadusse surevat turvameest ja mõelnud, et okei, et ma nagu ei tulnud siia varastama, aga nagu siin ei ole ka kedagi, kes mind takistaks selle või nagu kuidas saab 3 inimest, kes koosnevad suures osas nagu veenidest ja on keskmiselt 85, kuidas saavad mingit kohta valvama? Kui enesekindel see kuradi turvafirma müügimees peab olema, vaata. Kuskilt helistatakse Põllu tänava Maximast, et meil siin ja rahvas kipub varastama, tooge abi. Mul on võistkond sul ära muretse. Ja siis järgmisel päeval sõidab turvafirma buss ette, esimese asjana laseb sealt bussi tagant seda invalifti alla. Ja siis tulevad sealt 3 Madis, Triin ja jälle Madis, jalad tudisevad all kõigil. Sa näed, nad juba kardavad, vaata. Loodusdokumentaali, sa oled näinud kaelkirjaks sünnib, vaata, ja siis ema jookseb edasi, siis väiksel kaelak, ei pläed, ma pean järgi panema. Nende samadega seisavad see bussikard, me tulime valvama. Ja ma saan aru, et ära hinda raamatut kaana järgi, et võib-olla nad on maskeeringus, vaata, ma ei tea. Võib-olla need on mingid tõsised atleedid, lihtsalt öeldud, et pane all parukas, hoia veits küürus ja ootavad varastaks, on ju. Aga ma ausalt ei usu, et see niimoodi on. Ja mul on üks siuke lugu, mille pärast mul nagu on usk nendesse hallipäistesse turvameestesse võib-olla natuke kadunud. See oli mingi 10 aastat tagasi Tartus ja see oli Lõunakeskuse kõrval, ühesõnaga, võib-olla teate, Lõunakeskuse kõrval on siis on üks tankla, mis on väike muruplats ja siis on
ürgmets, sest see on Tartu. Ja olime seal tanklas, tankisime autot ja mingi hetk lihtsalt mingi vend nagu lihtsalt sörgib mööda. Ja meil on siit sörgib, türa crossfit inimesed teevad igast lollusi, vaata, lase jookseb, on ju. Ja mingi 20 sekki hiljem ilmub siis poe nurgad või seal tankla nurgad on muidu turvamees, silmnähtavalt väga väsinud nagu Aivar ja lihtsalt tuleb nüüd ja karjub täiesti kõrist, varas! Ja siis minna, et sellepärast sörgib nagu. Et me nagu tempo järgi ei oleks vargaks pidanud teda, vaata, aga samas nüüd, kui me näeme, kes teda jälitab, ma ei oleks ka kiiremini läinud. Mis energiat raiskad, võib-olla tahab õhtul trenni minna või midagi sai. Aga jah, miks ma seda lugu üldse praegu nagu mingi 10 aastat hiljem räägin, see tuli mulle paar kuud tagasi meelde siis, kui oli üks video, mida kindlasti paljud on internetis näinud, siis kui Indrek Tarand käis Toompeal ühel koosolekul ja jalaga sai. Ja siis seal mingi hetk rahvamaist üks vend karjus, talle varas! Ja mul tuli lihtsalt sureva Aivari pilk silme ette nagu. Aga kui minu see Tarandi video on väga lahe, see võiks olla ühiskonna õpetuses koolis õppematerjal sellest, mida tähendab kamba mentaliteet. Mida tähendab lambakarja efekt, kuidas inimesed koos julgevad öelda igast asju, mida nüüd üksi üldse ei julgeks. Võt seisab rahvamass niimoodi Tarandi ees, kõik teiega kihelevad. Järg üks vend kuskilt proovib. Reetur. Kõik vaatavad, midagi ei juhtunud, rahvas läheb põle. Brüsseli tallalaku ju varas! Alati on üks vend kuskilt vaatavad. Ja ma kuulsin, ta pidi pederast olema. Kas sa kujutad ette see sama tüüpi Tarandiga Viru keskuse kõrval foorid, aga ma kuulsin, sa pidid pederast olema. Aga igal juhul, tuleb turvamees täies kõrist, varas! Ja meil on kõik no jah, aga nagu, et sellepärast need sind palkasid või nagu, et murijate peal ei ole mitte ühtegi turvafirma logo, nagu ma saan aru, et varas, aga sprindi Aivar nagu. Ja kõrval oli üks mingi bemm, tankis oli üks kiledirestist tüüp, kes samamoodi kuulis, varas, vaatas. Ja hakkas lihtsalt tša. Need olite püksid siis, lihtsalt järgi panema, on ju. Ja me olime suht üllatunud, sest me auto järgi ei oleks arvanud, et ta nagu seadustest nii palju hoolib. Aga panin püksisahinal järgi, on ju. Aga nüüd, kuna see varas, ta ei olnud korda küll õla vaatanud, vaata, ta arvas, et ta põgeneb ikka Aivari eest, on ju. Ta läks oma sörgiga. Ehk siis see kiledressi vend jõudis talle räme ruttu järgi, mingisugune 20 sammu ja siis ta tegi, jumala ausalt, ma ei valeta, ma ei mõtle, ta nagu jõudis ta niimoodi järgi, ta oli veel meetri kaugusel ja siis ta niimoodi hüppas õhku ja niimoodi 2 jalga ees, lendas talle selga lihtsalt. Nagu Bruce Lee Nestes, Nagu täiesti lampi päise päeva ja tüüp vajutas Mortal Kombatis alla, vasakul alla, ruutu on. Nagu... Ja lendasid tüübile selga, on ju. Varas lendas täiega nahhu ja siis Oss pani niimoodi jala korjuse peale. Et jaa, te nägite õigesti, teie silmad ei petnud teid. Ja siis see turvamees nagu suri sinna poole. Ta nägi, et olukord on lahendatud, siis võttis nagu maha, hakkas niimoodi lonkima. Aga samas ta sai nagu aru, et vaata pealtnägijad on. Inimesed näevad, on ju, pärast keegi kuskil kirjutab, et turvatöötaja nii laisk ainult lonkis. Ja ta tegi ühte mu lemmikassi elus, mis ma näinud olen, nimelt ta nagu läks niimoodi kõndimise tempos edasi, aga ta tegi kätega nagu ta jookseks. Nagu, ta tahtis meid päris elus filmitrikkidega ära petta lihtsalt. Aeg on relatiivne, nemad ei tea. Ja ta läks mingi jumala piinlikult pikka aeg, et sinna vargani jõuda, nagu see kiledressi vend oli ka korjuse kohale teinud, lüüa oli pull, aga türa rahvas ehitusel ootab, on ju. Ja siis, kui see turvamees jõudis sinna, ta oli täiesti suremas, aga kui ta sinna jõudis selle vargani, siis järsku ta läks elu täis. Säh! See on varga palk. Seaduse silm näeb ja karist, nagu... Seaduse silm sai tankla taga teist südarit, nagu see. See oli nagu su elu kõige õnnelikum juhus, et Eesti karate champion siin oli ja tal vaba aega oli, vaata. Ja võttis sellest niimoodi käest kinni, sellel niimoodi pätil hakkasid poe peale tagasi minema. Ja kui need läksid, siis see varas niimoodi kogu aeg niimoodi tšekkis üle õla, et mis bemm teeb.
Nüüd läksid jälle vaatasin, mingi hetk Bemm oli tangitud, uks kinni hakkas sõitma. Ja siis see varas niimoodi lihtsalt, ta ei rebinud lahti ennast. No. Ta tegi lihtsalt niimoodi, nagu pahane tüdruk sõber ööklubis, vaata, ma ei tule. Ja siis tõmbas oma käe ära ja siis pani lihtsalt vastasvõistkonnale tervist ja hakkas sörkima. Turvamees teadis, mis teha. Varas! Ja kõigi pilgud pöörasid Bemmi peale. Mis juhtub? Kas ta teab veel mingit nippe, vaata? See vend nägi hakanud olukorda, siis ma sõitsin lihtsalt minema. Ta pilgust oli näha, et ma oss, mitte turvamees, vaata. Ja siis ma sain hiljem, me kõik mõtlesime, vaata, et oi, pläed, vaata, kui tubli, et seadus on, inimesed huvitab seadus, et näeb, et keegi varastab mitte minu linnas, on ju. Siis me panin hiljem kokku, ta oli mingi 2-3 kuud tagasi lihtsalt selle ära õppinud, on ju. Ja elu ei olnud veel andnud tal olukorda, kus ta oleks kasutada saanud seda, vaata. Ja siis ta nägi seda võimalust, ta tuli see meelde ja ta läks. Mis mu elus veel toimub? Ma tulin reisilt koju just. Ma olin aasta alguses 6 aega Austraalias, käisin Melbourne'is sõpradel külas. Mulle hullult meeldib kuskil soojas käia, aga minu arust nagu kõige stressirohkem osa, vaata, kui soojast tagasi koju tuled, lisaks sellele, et sa tagasi Eestisse tuled, on see, et vähemalt mul on küll, ma pean hakkama mingi 4 päeva, 5 päeva enne koju tulekut, ma pean endale meenutama ja hakkama harjutama, et okei, Sander, kui sa koju tagasi jõuad, vaata, et sa enam tänaval inimeste otsa ei vaata, eks. Tead, sa oled oma kuskil väikses linnas päiksega, sa hommikul kõnnid poodi terve linnale, hello, good morning. Ma oleks peaaegu lennujaama trammi peatuses lõuga saanud. Ma on mingi pederäissu jaoks. Aga jah, ma olin 6 aega ja siis ma tulin tagasi, ikkagi suht külm oli veel ja ise mõtlesin täiega, et kurat, ma olen 6 aega soojas olnud, et kas nüüd on väga raske nagu Eesti talves. Aga mul ei olnud üldse, mõtlesin jumala mõnus, vaata D-vitamiiniga on ja tore talv. Ma mäletan, kõndisin Tartus ringi ja 4 päeva olin kodus ja nagu nautisin talve, kui oli siis see hetk, kus mulle nagu aitas. Ühesõnaga, kõndisin Tartus ja tead see hetk, kui sa nagu hakkad libastuma, aga sa ei libastu, sul kaob lihtsalt millisekundiks korraks nagu alt ära. Ja selle millisekundiga sa situd ennast nii täis lihtsalt. Lihtsalt jalg libastub 2 millimeetrit, sul ja siis käis libast ära, siis lihtsalt ja siis tegin järgmine sammu, panin normaalselt kooki. Ja siis kukkusin nüüd taha käte peale ja mis ma avastasin, ühesõnaga, ma ei tea, kuidas siin, aga Tartu linnas kasutatakse libeda tõrjumiseks praegu sellist väga kavalat meetodit, see on siis selline peenike killustik, mis on nagu selline väike terav killustik ja see on siis soolaga segatud. Et killustik teeb nagu seda haakumise värki ja siis sool sulatab ja kõndida kõigil ja see on hullult hea versioon selle hetkeni, kui niisama käed sinna veriseks kukud ja siis mõtled, hei, keegi on siia soola pannud. Mis veel uut melus? Ostsin uue auto endale just. Kui ma ütlen uue, siis see on positiivne kirjanduslik liialdus. Mingi 7-8 inimest on selle masina kohta uus öelnud oma elu jooksul. Aga jah, minu on nii veidri see, kui see on talle nagu, vaata noorena alati täiega unistad, et oi pläed, saaks auto, vaata, kurat ei pea enam bussiga sõitma, kui saaks oma auto, vaat, kus on hea kohtadesse minna. Mul on veits aega auto olnud, mul on see, et pläed, ma tahaks bussi peale tagasi nagu. Siis kui mootor mingi pauk käib, ma ei pea kellelegi oma krediitkaarti andma, vaata. Buss läheb katki, ma lähen karjunud peale, kuna järgmine tuleb. Nagu... Ma arvasin kunagi, et auto, oi pläed, siis paned kütus sisse, sõidad koht. Vaat see, et kui mingi sõber sõidab sinu autoga, tema on roolis, järsku vaatad, vend peseb aknaid. Laupäeval lubas vihma, printsess ei näe välja perse küll. Aga jah, ma ostsin uue auto, kuigi ma pean mul lube ei ole. Ja mul on elukaaslasega kokkulepe, et mina ostsin, tema sõidab. Aga jah, mul lube ei ole, kui ma nüüd teen lube, ma 2 nädalat on autokoolis käinud ja see on üks mu lemmiklausid, mida inimestele öelda, ma teen automaatkasti lube.
Ma teen automaatkasti lube kahel põhjusel. Üks on see, et lihtsalt, et inimesi närvi ajada. Nagu ma näen praegu mingi 30 tüüpi vaatab mind selle näoga, et türa, sa ei ole päris mees. Ja teine põhjus on lihtsalt see, et see on statistiliselt väiksem tõenäoliselt. Ma pean kuskil kaine rool olema nagu... Päriselt oleme sõpradega metsas, on arutanud, ei tea, kas homme sõidab. Ma lähen autosse, vaatan, et oi pagan, 3 pedaali ja panen pitsi viina. Aga jah, ostsin uue auto ja ma sain teha, see on hullult stressirohke asi auto ostmine, kui sa autost midagi ei tea, siis tuleb välja, et inimesed tahavad valetada sulle ja müüa mingeid asju, mis võivad kodudel plahvatada nagu. See on nagu nii haige, lihtsalt kohe, kui see müüja saab teada, et sa autodest sittaga ei jaga, hakkab haige valetamine pihta lihtsalt. Kohe, kui enda ära jagab, et sa ei saa midagi. Et see ei, tal on hind on krõbe küll, aga see on sellepärast, et tal on turbo tuule silindri otsad on titaanist ja need on jube kallid jupid, on ju. Ma olen nii loll, ainuke asi, mis ma öelda saan selle peale, et jaa, need pidid kallid olema küll. Aga nagu mingi täiesti hullumeelne valetamine. Ma käisin vaatamas 2 nädalaga 15 erinevat autot. Kõik kuulusid vana inimesele, kes ainult poes käis. Nagu, mis traagiline kudumisklubi bussiõnnetus meil juhtus, et nagu need kõik korraga turu peal on nagu... Räägime korraks kõikidest nendest inimestest, kes vanaema kaotasid, mitte nendest autodest. Vaata. Aga mis ma siis lõpuks välja mõtlesin, oli see, et ma võtsin ühe sõbra kaasa, kes nagu autosid mingi müüb ja jagab, et et mulle jumalast nagu keegi mulle näkku valetada ei saaks. Ja siis see, nagu mis asju tüüp avastas, mida ma oleks ära ostnud. Esimene auto, üks mulle täiega meeldis, läksin juba teist korda vaatama, võtsin sõbra kaasa. Ütlesin, et see on hea pill, 200 000 sõitnud. Tüüp oli autost võib-olla mingi 2 meetri kaugus, ütles, kuule mine perse, see on Leedus takso olnud. Sest ma võin mürki võtta, see on vähemalt 3 miljonit kilomeetrit sõitnud. Ja siis vaatasin salongi sisse, vaatasin, kurat 200 000 eest oligi võtmega 3 maha kraabitud lihtsalt. Ma ei tea, kuridi, ühel venel lihtsalt ütles mulle ka, et käisin vaatamas, ei, see on hea pill, ma olen mehaanik, ma vaatasin kõik üle, kõik on tipp-top, see on korras pill. Mu sõber vaatas natukene ringi, ütles, et kuule peremees, et sul on sumpa teibiga kinni. Ja tüüp on tõsi, ei, ma ei pannud tähele. Nagu kas ma võin helistada sinna kohta, kus automehaanik olen ja öelda neile, et äkki laseks selle venna lahti, ta ei pane tähele, kui sumpa teibitud on. Aga ma nii mõtlen, et kas see on nagu uue aja probleem, vaata, et autod on keeruline tehnika, mingid vennad ei jaga, hakkame neile valetama. Või siis see oli omal ajal 200 aastat tagasi ka, vaata. Obustega sama, see vend ei jaga sittagi, mõtleme asju välja. Näiteks, ma ei tea, ma käisin ühte autot vaatamas, mulle väga meeldis, sõber ütles, et ei, et ära seda osta, et see on Hispaaniast või kuskilt toodud, et esimese talvega mädaneb põhi alt ära. Mõtle omal ajal obusega samamoodi, nagu tood endale soojalt maalt ilusa ralli obuse ja siis poole talve pealt lähed lakka vaatama, vaatad, vendal on lihtsalt jalad põlvest saati alt ära mädanenud. Obune vaatab sulle otsa, et ma olen vist poni nüüd. Ma ei kujuta ette, teibitud sumpaga, soomel läks samamoodi, läksid obust vaatama, tükk aega teed ringi, mingit vaatad. Kuule, kas sa panid selle saba PVA-ga või? Ei tea, ma ei pannud tähele. Ma ei tea, näiteks ühte autot, mida ma käisin vaatamas, tuli välja, et seal oli mingi radikas pooleks, mingi mootor, täiesti perses on ju. Aga siis müüakse mingit asja, mida sa saad nagu sinna sisse valada, et siis ta paneb mingi lapipaugu ära, saad 100 kilti, saad töökotta sõita, ma ei tea autodest, mitte sittagi. Ja ühesõnaga, saad töökotta ära sõita, üks tüüp oli selle sisse valanud ja oli siis müügiplatsile sõitnud lihtsalt. Küll mingi Sander ära vastab, vaata. Aga mõtle omal ajal obusega samamoodi, sul on vana punik, 20-aastane jõua enam üldse jõua atra vedada, mõtled, perse me teeme selle punikuga nüüd. Seebiks või nagu kohaliku Maximasse turvameheks või nagu. Ja siis noorem pere, ei, mul on üks koolivend, ei tea obustas sittagi, müüme talle. Ja siis vaatasin, müügipäev tuleb kogu pere, peseb täiega obust, teeb mingid rallid, riipe, paneb kuredi plastikust või suhkrutükis, sätib hambaid tagasi ette, vaata. Aga punik on ikka räme väsinud, on ju, radikas auk, vaata, ja siis viimane hetk, kui näed, et see
noor peremees, kes hobust ostma tuleb, see jõudma hakkab, siis hobuse omanik ja punik panevad koos normaalse kriimu kokaiini ninna, punik on hoidle. Kurat, jube hea, ainult siin noor perenaine käis, võib-olla külasilmani rohkem, midagi pole hobusega kunagi tehtud. Vend viib puniku kodu poole, siis 30 kilomeetri pärast plahvatab lihtsalt. Mulle üldse ei meeldi see, et me oleme veits sotsiaalsust kaotamas, vaata. Et mingid asjad, mida me veetsime kunagi koos, kui sa kunagi midagi ootasid kellegi koos, siis sa pajasid juttu, mis iganes. Nüüd on see, et ootamine lihtsalt kõik ja see oli siis, vaatame telefoni, mitte et vahime oma pihku nagu sotsiopaadid. Ja mulle ei meeldi see ja mulle meeldib inimesi nagu ärgitada, et räägime omavahel suhte, me teeme koos asju. Ja mul on üks väga lihtne soovitus, mida järgmine kord proovi, kui te lähete kuskile sööma, tellite oma toidu, öeldakse, et ooteaeg on pool tundi, te olete sõbraga kahekesi, ärge võtke oma telefone, tehke hoopis seda. Ühesõnaga, te tellite oma toidu, te leiate listekoha ja te peate leidma sealt söögikohast ühe paari. Ideaalis see paar võiks olla teidil, noormees ja neiu, ja nüüd ma ei diskrimineeri, võibki olla noormees ja noormees paar, aga neid on raske identifitseerida, vaata, sa ei saa minna kahe suvatüübi juurde, et kepitab. Igal juhul, noormees ja neiu istuvad, kui nad veel võib-olla joovad kahe peal jäätsi kokteili või mingit kooki ideaalne, ja sa kõnnid mööda neist ja niimoodi mööda minnes, oled oma laua poole teel, niimoodi sinu laud on sealt, kus sa neid näed, ja niimoodi mööda minnes sa teed, nagu sa tunneksid selle tüübi ära, vaata, nagu mingi vana sõbra astub sammu tagasi, ossa raisk, jälle sina vä? Ja täna jälle uue naisega. Ja istud oma lauda ja naudid show'd. Taldrikud lendavad, pered purunevad, lapsed jäävad ilma stabiilse koduta. Ja ma tean, mõned võivad mõelda praegu, et issand Sander, kus sul nii jube mõte tuli? See mõte tuli sellest, et me umbes 7 aastat tagasi tegime seda. See oli samas Pärnus, kus juures üks pohmaka hommik, vist Männi kohviku, mis see on, istusime seal ja keegi pakkus välja, et kuule, siuke pulmid siin ja muidugi lähen teen. Kõndisin mingist noormeest ja neiust mööda, ütlesin, oi, pläed, jälle uue naisega istusin ma. Oi, pläed, mis karjumine. Mis me pärast teada saime, oli see, et me saime juhuslikult pihta ühele paarile, kus noormees oli juba korra petnud ja ta oli andeks saanud, teist korda mitte. Ja päriselt, see on palju toredam, tehke koos asju inimesed. Aga jah, see toob mind võib-olla sujuvalt meie järgmise teemani, mille peale mulle meeldib täiega mõelda, on see, et ma ei tea, kas te olete mõelnud selle peale, et ükski inimene ei tunne teid. Me oleme kõikide teiste inimeste jaoks ainult kohtumiste kogum, vaata. Et see, mis sa enda kohta arvad, ma olen see, ma käisin lapsena rahvatantsus, inimesed teavad sinu kohta ainult seda, mis nad näinud on. Ehk siis, sa võid olla täiesti normaalne tüüp, aga kuskil on üks inimene, keda sa oled 3 korda elus näinud, sa oled nendest 2 korda teinud vägistamisnalju, on ju? Ja ta arvabki, et sa oled vägistaja. Kuigi sa oled seda võib-olla ainult 2-3 korda elus teinud. Ja see samamoodi, vaata, ma olen omast arust, ma olen täitsa norm vend, on ju? Aga see tüüp sealt Männi kohvikust lauast. No türa ta ei arva, et ma normaalne vend olen. Ta on ühe korra mind näinud, et tuli mingi potisoenguga vend, kes ütles, hei, su elu läks just sitemaks. Ja minu arust on nii lahe mõelda selle peale, et kui palju, mis olukordades sa oled kellelegi jätnud maha, kes on näinud sind ühe korra ja sa oled jätnud talle mälestus, et sinu kujuga on üks mingi täielik idioot olema. Vaata see, sa oled rahvast täis liftis ja siis hakkad välja minema, paned rämeda paugu õlaga vastu lifti ust ja siis vaatad üle õla. Uksed ja siis kõik mõtlevad, okei, see vend ongi idioot. Ja mul on meeldib mõelda mõned sellised mälestused, kus ma mõtlen, kuskil on üks inimene, kes lihtsalt issand jumal, mis ta must arvata võib. Näiteks üks siuke näide on, võib-olla teate siukest koomikut nagu Gabriel Iglesias, Fluffy. Ta käis Eestis esinemas ja mul oli au temaga isiklikult kohtuda ja me läksime, see oli tema, veel paar mingit koomikut, ta manager ja mis iganes. Ja ma läksin sinna esimese asjana, ma siis andsin oma telefonid ja managerid, kas ma saaksin palun pilti. Ja kuna nad olid koomikud ja nad teadsid, et ma olen koomik, nad hakkasid mulle kohe täiega puid panema. Vaata koomikud omavahel võtsid mind omaks. Ja kuna nad on USA mingid iPhone inimesed, ma võtsin oma Sony klotsi välja, ma hakkasin täiega... Kas see vändaga käib? Jaa, aga koju jäi. Ja panid mulle täiega puid ja ma pidin ruttu midagi vastu ütlema, et oba, mina ka, on ju. Ja siis mu esimesed sõnad Gabriel Iglesiasel olid, et you Mexican.
Nagu jumal tänatud, et ma ei öelnud juurde, et we don't like you people nagu. Ja ma ei püüta ette, mis ta must mõelda võib. Aga või teine näiteks lugu, see oli aastaid tagasi, see oli Tallinnas kinosõpruses, ma soendasin siuksele koomikule nagu Brendan Burns ja mäletan, see oli minu noore karjääri väga selline oluline hetk ja ma mäletan, tegime oma show seal ära ja tulin poolel, mina olen esimeses pooles ja poolel tulin välja. Ma olin seal maja eest terrassi peal, ajast ma tegin suitsu, siis ma jätsin muideks 3 kuud tagasi suitsetamise maha. Ei. Aitäh, et ei plaksutanud nagu, sest ei päriselt on mingid kohad, kus ma ütlen, ma jätsin suitset maha inimestel täiega, et see on nagu minu viga, et ma seda üldse tegin, see ei ole mingi nagu, see on sama, kui ma tulin ütlen teile, et hei, et ma lõpetasin naise peksmise ära, sest teil on nagu ei ole, ma ei oleks pidanud mitte kunagi tegema seda, see ei ole nagu, saavutasid ma ära lõpet. Aga igal juhul, tegin seal suitsu ja tulid minu juurde mingid tüübid, kes ütlesid, et Sander, head naljad ja värki ja et kuule, et kas sa tahaksid meiega võib-olla natukene kanepit teha. Ja mul oli nagu see, et ma nagu ei tulnud siia seda tegema, aga nagu, vaata, see tunne, mis ma kujutan ette, võib olla nagu mingil maatüdrukul, ta läheb mingi külapeole ja ta läheb lihtsalt patust poolt kuulama. Ja siis kuskil poole kahel ta seisab baari ääres ja vaatab, et kurat, kõik külapoisid on huvilised nagu. Ja siis tal on ka see, et okei, et ma nagu ei tulnud siia nikkuma, aga nagu, et kui te pakute. Ja ma ütlesin, jaa, muidugi, et mul oli hea show ja tähistame muidugi, et teeme ära ja läksime siis nurga taha, mõtlesin, et tuleb mingi joint välja, ei tulnud, tuli välja mingi väike klaasist pudel, see oli mingi kanepi, mingi tinktuur või ekstrakt või mingi siuke asi ja öeldi mulle, et papp 2 tilka keele alla ja või käe peale, viskab need keele alla, kogu lugu. Sirutasin käe välja, pandi mulle 2-3 tilka, viskasin tilgad keele alla ja mõtlesin, et mind oleks liiga lihtne vägistada. Nagu muidu sa pead need tilgad kellegi joogi sisse ära peitma, ma sirutan ise käe välja, palun veel. Ja igal juhul need ma olin nagu täiesti ära. Ma Burnsi show'sid ei mäleta mitte midagi, mäletan, istun seal taga reaalselt, vaatasin tule. On see, et kui sa oled nagu, istud oma teatritoolis, otsid paaniliselt turvavööd taga, ja sai see show läbi ja mul ikka täiega veel voolib, ja siis okei, et nüüd on vaja koristada kõik need välismaa koomikud meie ja mul lihtsalt Sander, et palun teeskle inimest. Nagu, sa ei pea teesklema normaalset inimest, lihtsalt nagu teeskle inimest, see on kõik, mis ma sult palun. Ja koristasime neid asju, meil oli vaja klapptoolid auto peale viia, mäletan, läksime 5X rivis välja auto poole ja meil oli kõigil 2 klapptooli käes, see on kinosõprus Tallinna kesklinnas. Ja meil 5X rivis välja astusime, samal hetkel sõitis mööda üks politseibuss ja ta niimoodi ilma hoogu maha võtmata niimoodi vaikselt kruisis täiesti muu seas küsis, et hei, et kas te varastate neid toole? Nii. Te saate kõik aru, et normaalne vastus oleks ei varasta, on ju. Aga tuleb välja, et tilkasid teinud Sanderile, meeldib väga esineda ja ma astusin nüüd inimeste vahelt natuke niimoodi esile ja ütlesin, et jah, varastame küll. Ja siis hakkasin rääkima mingit pikka ja väga detailset lugu, kuidas et jaavad, aga asi on selles, et meil on nagu selline peotarvikute rendifirma ja meil on laudu väga palju, meil toole üldse ei ole. Meil oli just Eesti kaalujälgijate suvepäevad, nad istusid meil kõik toolid katki ja äri tahab pidamist, laenud tahavad maksmist. Jah, me varastame neid tooli. Nii, see politseinik, kes küsis, sai aru, et ma teen nalja. Kogu meie seltskond sai aru, et ma teen, kõik inimesed naerisid. Kõik peale ühe inimese. Üks inimene ei naernud, ta võttis seda kõike väga tõsiselt ja läks paanikasse. See inimene oli Sander Õigus. Sest mul oli parasjagu käsil siuke kehaväline kogemus ja ma vaatasin ennast kõrvalt ja mõtlesin, et nagu perse küll, no. Kui sul nagu nii geniaalne kriminaalne organisatsioon on nagu, et kui sa politseile tutvustad seda, no. Ja ma sain aru, et ma pean lõpetama, ma lihtsalt lõpetan rääkimise, nad sõidavad edasi, mitte midagi ei juhtu, on ju. Ja ma siis lõpetan rääkimise, aga tulenevalt mu konditsioonist, ma mitte ei teinud seda nagu lause lõpus, vaid ma tegin poole sõna pealt kivikuju lihtsalt. Ma olin natuke ette nõetud, et jaa, et meil on siin peorendi, firma rendime, ja siis vaatasid nagu juba see politsei, vaatasid ka, et okei, et siin on midagi kahtlast, et äkki peaks ikka seisma jääma, on ju.
Ja need hakkasid seisma jääma ja saate aru, sellel lool on sitaks õnnelik lõpp. Nagu sellel lool on täielik muinasjutu lõpp. Nimelt täpselt samal hetkel kuskil 15-20 meetrit edasi pussitati ühte Soome meest. Ja kas ei ole mitte positiivne teada, et päris elus on ka õnneliku lõpuga lood olemas? Ja ma saan aru, et see on nagu perspektiivi küsimus, et kelle jaoks õnneliku lõpuga, aga meile Eesti inimestele meile meeldibki täiega perspektiivi painutada, vaata. Ikka mingist nagu pastakast välja imeda, et vähemalt kui mul on parem kui kellelgi teisel, siis vähemalt mul midagi on. Sa tead küll see põhimingi Tallinna inimeste suhtumine. Tallinnas on chill nagu mujal on nagu perseaugud. Nagu Tallinn on täiega äge nagu Tartus on perseaug. Nagu Tallinn on ka lihtsalt suurem nagu rohkem läbisõitu, see venitab asju nagu nii. Aga ei, need ei ole ainult Tallinna inimesed, samamoodi Tartu inimesed on see, et Tallinnas ja Tartus on chill, mujal on nagu ma tean, et Pärnus on inimesi, kellel on teinud Tallinnas, Tartus, Pärnus on norm, mujal on Aga ärge muretsege, see läheb 15. linnani välja nagu Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Narvas, Jõhvis, Paides, Raplas ja Karksõnujas on chill, mujal on nagu Ma ei saa see, samamoodi see mingi veider, mingi Tallinna idealiseerimine, vaata, et et kus saaks vaata pealinna Big City Lights nagu. Ei ole küll. Ma ei tea, see on nii veider, nagu igal pool ma tean, te teate siin ka inimesi, kellel on nagu põhjasid, kui saaks ainult Tallinnasse. Aga see on nii veider, sest kui sa sõidad Tallinn-Tartu maanteel, näiteks reedel, siis sa näed, kuidas Tallinna poolt tuleb meeletu kolonn, kõik Tallinna inimesed, lihtsalt ma tahan siit minema. Korraks puhata sellest pasast, vaata. Aga siis teiselt poolt tuleb sama suur kolonn vastu, igalt poolt Raplast ja värk ronnivad maantee peal, et me lähme pealinna rahvaga pidu panema. Ja on terve Eesti, kõik Eesti Raplad on täis neid lihtsalt mingid sireteid, kes ongi lihtsalt põhimõtteliselt, ma nagu olengi pealinna tšiika. Ma käin kogu aeg Veenuses. Mul on Veenuses, kõik on nagu juba tere tuttavad. Nagu jaa, te koos Raplast tulite nagu. Minu käest on palju küsitud, et miks ma olen koomik. See on hästi lihtne, ma väga noorena nägin kedagi seda tegemas ja mõtlesin, et ma tahan ka, aga mul võttis üle 10 aasta aega selle nagu julgus, ma olin alles 22, kui ma hakkasin stand-upi tegema, sest ma lihtsalt nagu ei julgenud või kuidagi ei tea ja ma olen tagantjärgi aru saanud, et see lugu, mis andis mulle nagu julgus hakata stand-upi tegema, nagu tegelikult üldse nagu väga veidra seosega. Nimelt me käisime sõpradega kunagi Norras suusareisil ja reis oli nagu suusareis ikka, et mäest üles alla, mis ikka. Ja põnevaks läks siis reisi nii-öelda viimasel päeval, järgmine hommik hakkame tagasi sõitma ja mõtlesime, et paneme korra oma auto käima, vaata, et testime, et kas kõik on norm ja laseme teda soojendada. Ja kuna see oli mingi 30 kraadi külmunud ja läksime oma autosse, keerame võtit ja starter häält teeb, aga käima ei lähe, et selgelt auto on külmunud ja mõtlesime, et me ei hakka ise näppima, vaata, et kutsume autoabi, on ju. Ja läks mingi pool tundi, sõitis kohalik Norra autoabi kohale, mingi räme suure džiibiga, tuli siuke hiiglaslik habemega tüüp, tal oli Viking selja peale kirjutatud, ma eeldan, et see oli ta eesnimi, ja tuli sinna, küsis ära, et mis olukord on, seletasime selle ära, et ahah, selge, ja siis ta istus autosse ja hakkas võtit kruttima. Ja mul oli nagu see, et kuradi hea, et eksperdi kutsusin, nagu ise ma ei oleks selle peale tulnud, vaata. Ja tüüp lappas võtit mingi normaalne 30 sekki, kuni kapoti ajal käis korralik plahvatus, suitsupilv, kõik asjad. Tüüp oli autost välja, et okay, guys, so turns out the car is not frozen. The starter is broken. Ja kadus Norra öösse samamoodi, nagu ta tuli. Ja ma ei tea, kas te teate, mis tunne on see, kui sa vaatad 100-tükkilise puslekarpi ja näed 1000 tükki seal. Ja okei, et nüüd me oleme siis võõras autos päris nagu võõras riigis katkis autoga, mitte enam külmunud autoga, mis me nagu teeme. Esimene mõte on, et esiteks auto abisse, aga perse tema lõhkus, vaata. Mul ei ole seda Vikingit sinna tagasi vaja, nagu pärast vend tõstab mind kredi telliste peale, et okay, guys, so now the rims are missing. Aga mõtlesime, et ei ole hullu, et meil on reisikindlustus, meil on autokindlustus, küll see laheneb. Helistasime reisikindlustusse, sealt saadeti kohe perse, öeldi, et miks te meile helistate nagu.
Järgmisena helistasime autokindlustust, sealt saatiti ka perse, aga nad olid palju viisakamad ja professionaalsemad. Nad nimelt mainisid ära, et kui me tõesti otsustame perse minna, siis me peame ise maksma selle eest. Aga kui me saime oma auto korda, me sõitsime mingi rendiautoga 700 kilomeetrit kuskile Lillehammeri taha, sellest 500 mõtlesime, kuidas Viikingi lapsi ära uputada saaks. Ja saime oma auto korda ja sõitsime siis Stockholmi ja Stockholmis siis oli jäänud veel reisi viimane etapp Stockholmist laevaga Tallinnasse, nagu Eesti rahvas moekalt ütleb, Rootsi kruiis. Nagu kui hullult on meil vaja asju valede nimedega nimetada, kui see on kruiis nagu. Käisin glamuursel Rootsi kruiis, ei, seal ei ole mitte midagi glamuurset. See on lihtsalt ööklubi, kust naised ära ei saa, sest meri on ümber kõik nagu. Kas sa oled selle laevaga kunagi kaine peaga sõitnud või? Kui sa näed 1:30 ajal, kui tüdrukutel hakkab see hirm nagu silmas, siis okei, et poisid hakkavad nagu loomastuma, aga ma ei saa koju. Igal juhul, oleme laeva peal, läksime kõik jooma, tulime ükshaaval kajutisse ja viimane tüüp tuli mingi 5:30 ajal, tuli koos mingi tütarlapsega ja ma nüüd vaatasin natuke üles ja ma tundsin selle tütarlapse kohe ära, sest ma olin seda tüdrukut paar tundi varem näinud, kui mu sõber talle lähenes. Ja siis see tüdruk ütles talle, et kao minema. Mul on kodus mees, Tiit. Tiit on maailma kõige parem mees. Kao minema. Möödunud oli paar tundi, ta oli meie kajutis. Ma eeldan, et Tiit oli vahepeal mingi suure sigadusega hakkama saanud. Ja ta oli meie kajutis ja viskasid nagu pikali. Ja ma olin sellega nende poole, järsku kuulen, hakkab siuke normaalne matsutamine pihti. Ja kui ma saan aru küll, et tatti panevad, aga nagu kõlab nagu kuradi lehmake, kes aasalt koju tuleb, vaata. Vajab veel viimast kõrt taga enne, kui seedeprotsess pihta hakkab, on ju, ja matsutavad natuke aega ja järsku niimoodi neiu küsib, et kuule, et oled sa ikka kindel, et nad kõik magavad või? Ja noormees peab vastu, et ja, muidugi magavad. Ei. Matsutavad natuke veel ja neiu uuesti, et kuule, et oled sa ikka kindel, et nad kõik magavad. Ja noormees vastu, et ja, muidugi magavad ja isegi kui nad ei maga, ega nad ei kuule midagi. Mul oli nagu normaalselt verd varras ja oma pidu juba käimas, mis nagu... Te teate, kui lähestikku need voodid on, see oli tehniliselt 3, ma vaatasin reeglid järgi. Ja igal juhul matsutavad natuke veel ja järsku, kuigi ma olin seljaga, see on nii ilmselge minu jaoks, mis toimus. Kujutage ette, et see on tütarlapse keha, see on noormehe käsi, see on neiu käsi ja noormehe käsi niimoodi läks mööda seda keha ja läks ja ma arvan, et ta jõudis kuskil siia maale, kui tütarlapse käsi käis siukse heleda plaksuga peale ja ta ütles, et kuule, et äkki me ikka ei peaks, et Tiit on ju sinu sõber ka. Ja selle peale ütles mu sõber, et täiesti rahuliku häälega ütles, et nojah, aga mulle pole see vend kunagi eriti meeldinud. Ja mina mõtlesin, et kui tema võib nii öelda, ma võin stand-upi ka teha. Nagu, siis ei saa midagi hullemaks, ei saa enam minna. Aga jah, ma olen nüüd üle 8 aasta natuke stand-upi teinud ja minu jaoks on alati jäänud õhku see küsimus, et meelelahutajana, et kust kohast jookseb see piir, vaata. Et öeldakse, et show peab minema edasi, on ju, ja mis iganes, ja Titanic läks põhja, vennad ikka viiuldasid veel, vaata, kuradi parda peal, on ju. Aga et kust tegelikult see piir jookseb? Näiteks ma läksin ühele mingi suvepäevadele kuskile esinema kella 3 jõudsin sinna ja parasjagu oli kaklus algamas. Nagu töötajatel oma vahel. Oli 2 tüüpi, kellel oli tüli ja siis pool firmat ühe ja pool firmat teise selja taga nagu nad olid mingid murumänge mänginud ja siis oli nagu tüliks läinud ja parasjagu on kaklus algamas ja siis ma lihtsalt tulen kohale. Hei! Kas keegi tahab naerda? Aga millest siis oli tüli tekkinud oli see, et jah, üks, kes oli võitnud ja keegi oli saanud teise koha ja see, kes teise koha sai, ütles, et mis asja, et mina sellele sitale küll ei kaota ja siis teise koha vend oli nagu, et
või esimese koha vend oli, et kes see sitt on ja siis selle peale kogu ülejäänud või nagu firma tegi ainsa loogilise järelduse ja paariks loe on ja ma võin öelda, et kakluseks tegelikult ei läinud, õhtujuht tõi neile pudeli viina, ütles, et teisest tohast saab süüa ja kõik oli laenenud. Nad olid lihtsalt väiksed lapsed, nad olid pahaseks saanud, kõhud olid tühja, tuli jonn peale. Aga ja ma arvan, et minu nagu stand-upi karjääri kõige võib-olla õudsam hetk oli, see oli ma olin 24 aastat tagasi, kui ma käisin esinemas, see oli üks jõulupidu, see mingi Eesti ettevõtete jõulupidu või midagi, ühesõnaga selle mõte on see, et see toimub hästi suures konverentsikeskuses, seal on mingi 500 külalist, hästi paljudest eri firmadest. Kellel on 20 inimest, kellel on 10 inimest, tooge kõik kokku, siin on 1000 esinejad, Koit Toome, mingi show-tantsijad, õhtujuhid Rämme Simman on ju ja mingil põhjusel mina. Ja siuke üritus ja kui kutsutasin esinema, öeldi, et 500 inimest, kõik on väga lahe. Ainult küsimus oli, kas sul ülikond on, mina ütlesin, et ülikond mul on. Kuni siis see päev käes oli jõulude ajal ja see ülikond, mille kohta ma ütlesin, et jah, ülikond mul on. Ma olin toona siis 25-aastane ja see ülikond, millest ma rääkisin, oli mu gümnaasiumi lõpuülikond ja ma võtsin üsna kohe pärast gümnaasiumit umbes 30 kilo alla, nii et selle ülikonna ostmise hetkel ma kaalusin 115, tollel päeval 85 ja see ülikond oli ta ei olnud enam koomiliselt suur, vaid ta oli nagu juba nagu lihtsalt vanaisa ülikonnas, õlmad teevad 4 ringi peale, nagu vaata väikse poisina panid isa ülikonna sellega, me mängime ärimeest, nagu ma ei tea, kuidas, aga varrukad olid liiga pikad, nagu ma ei tea, kus mul olid paksuna käed pikemad või nagu õlarasv hoidis kuidagi veidralt, ma ei kujuta ette. Ja ega midagi mõtlesin, et pane ülikonna selga, lähen sinna, et pole hullu, et teen alguses mingi nalja selle kohta, kõik tore, ei ole üldse lugu, vaatad, olengi klouni riided. Ja läksin sinna, jõudsin kohale, tuli mulle see korraldaja vastu, ütles, et tead, natukene on aega, et juhatan sind backstage'i ja ta lasi mind kuskile nagu ruumi ja mind ei pandud teiste esinejatega nagu ühisesse backstage'i, mul oli oma mingi väike selline kapp, ütleme. No reaalselt meeter korda 2 meetrit, siuke pisikene ruum, lihtsalt laud, tool ja laua peal poolikud singirullid. Mitte pool taldrikut singirulle. Hammustatud singirullid. Ja nagu mul ei ole õrna aimu, kui miks inimene nüüd pooleli jättis, väga maitsvad olid. Ja olen seal natuke aega seal taga ja siis mingi hetk siis tuleb see korraldaja sinna, et no nii, et Sander, et kohe nüüd varsti on aeg, et Koit on praegu laval, teeb oma viimast laulu ja siis sina. Ja Koit oli peal ja ta rokkis. Eesti rahvas armastab Koit Toomet ja põhjusega, on ju. Seal oli, see oli meeletult suur saal, seal oli suur tantsupõrand, et 500 inimest 200 olid tantsupõrandal nagu lava ees, ülejäänud taga laudas, Rämme Simman käis ja Koit lõpetas, ütles, et no nii, aitäh kõigile ja näeme 4-5 minutit pärast järgmises setis ja hakkas maha kõndima. Ja rahvas lihtsalt paneb Liisa lugu, Koit. Ja ma olen seal taga lihtsalt praegu jääna. Ja õnneks ei ole hullu. Õhtujuhid lähevad vahel peale, neil on võimalik see olukord päästa. Nad võivad minna sinna, öelda rahvale, et jaa, veel suur aitäh Koidule, aga enne Koit tuleb tagasi üks asi veel, mis iganes. Ei, nad läksid sinna, neil oma mingi skript, nad olid 2 ja nad hakkasid otse oma skripti lugema lihtsalt. Aitäh Koidule ja on aeg edasi liikuda. Rahvas lihtsalt, Koit. On aeg edasi liikuda tõesti, on aeg liikuda huumori juurde. Heakene küll, kas sa räägiksid ka ühe nalja? Ma võin rääkida ühe nalja küll. Mulle meeldib jõuluajal juua. Ma mõtlen õuna maha, nagu mingi täiesti perses nali on. Ja publik ikka, Koit. Ja lihtsalt õhtujuhid, heakene küll ja teie aplausi saatel Sander Õigus. Aitäh teile, te tegite järgi identselt sama suure aplausi kui siis, nagu te oleksite seal olnud. Ja lihtsalt tulen niimoodi peale, lihtsalt viigipüksid saisevad mööda põrandat, on ju. Lähen sinna peale, rahvas Koit näeb, et Koitu ei tule, osad on nagu puu, osad lähevad oma laudadesse tagasi, mis iganes, okei, läheb elu edasi. Hakkas sinna peale, nii. Nüüdseks ma olen natuke kogenum koomik, ma tean. Katsu saada tähelepanu, mis iganes, ütle ühe korra veel ja hurraa Koit Toomele ja mina olen tema puudega väike vend ja kuradi, mida iganes, on ju.
Ei, ma mõtlesin, et ma lähen otse oma materjali, võib-olla teate, mul üks siuke lugu nagu kakaproov, et ma teen seda, see on mu kõige tugevam lugu, ma kohe lendan raksaki peale, hakkasin pihta ja hakkasin otsast rääkima, mul oli raadiomikrofon, see oli mu viimane kord, kui ma elus, kus ma raadiomikrit kasutan, siis raadiomikker hakkas lihtsalt hakkima mu käes, ma läksin peale, rahvas, kes on veel Koit, kes läheb oma lause räme suvine, tulen mina siit ja tere ja siis käisin siis perearsti juures ja sitt! Vedel sitt! Kogu aeg, kui see mikker hakib, näen sealt, helimees näitab mulle niimoodi. Mul nagu, mida? Et helista tehnilisele toele või nagu... Et jah, et see, mis sinuga praegu toimub, on rõve, aga Ice Creami helista mul mobiilil oli rõvedam või mida nagu? Ja siis pärast tuli välja, ta ütles, et äkki hakib nagu selle pärast, et sul on mobiiltelefon taskus. Thanks, et laval ütlesid, nagu, mis ma teen? Viskan publikusse telefoni. Inimesed olid kõik seljaga, see oleks ohtlik on. Nagu. Aga... Igal juhul rääkisin oma lugusid selle täielik surm, inimesed käisid DJ puldis, küsisid, et kas saab muusikat tagasi on ja tollel hetkel see vanaisi ülikond osutus nagu kasulikuks sain ennast ära peita sinna sisse ja mingid siis ütlen niimoodi aitäh ja mina olin Sander ja kõnnin minema ja taaskord identne aplaus ja tulevad õhtujuhid niimoodi peale tagasi ja võtavad mikrofoni ja niimoodi, ja aitäh Sanderile nende naerukrampide eest. Kui käi ise ka perse ausad. Ja tõesti, teeme veel ühe meeletu nagu... Ja tulin sealt maha niimoodi, kõnnin ära ja reaalselt peidan oma vanaisi ülikonna sisse ennast ja tuleb mul see korraldaja vastu niimoodi ja ta näeb mind ja niimoodi. Ja ta ütles mulle ühe sõna ja see üks sõna lõikas mulle nii sügavale hinge. Ta lihtsalt vaatas mind ja ütles, nojah. Mul on elus 2 korda ühe sõnaga väga hullult haiget tehtud. See oli üks nendest kordadest, teine oli Soome laeva peal kunagi. Ma sõitsin Soome, üks mingi väike poiss tuli vastu, 12-13 aastane poiss ja küsis, et kuule, et kas sa oled Sander Õigus või? Ma ütlesin, et jaa, et olen küll. Ja siis ta tegi lihtsalt... Ja siis see korraldaja lihtsalt ütles, et nojah, et... homme siis näeme. Ja siis mul tuli meelde, et jaa, see oli ju 2-päevane üritus. Kuna registreerijaid oli 1000, aga saal mahut ainult 500, siis see üritus toimus 2 päeval. Samad õhtujuhid, sama bänd ja sama Sander Sitt, Vedel Sitt Õigus. Ja ma mäletan, ma tulin sealt teiselt päevalt välja, nagu see oli täpselt identselt läinud ja ma kõndisin väljas jõulude aeg ja lihtsalt viikarid mööda lompe lohisemas ja mulle tuli meelde üks hetk mu elust, mis oli juhtunud, kui ma olin umbes mingi 17, me käisime sõpradega Tallinnas 50 Cendi kontserdil ja põhimõtteliselt me jäime viimasest Tartu bussist maha, nii et me pidime jääma ööseks bussijaama Tallinnasse. Noored poisid, vaat sul ei ole mingit hosteli raha, mõtlesin, kui 4 tundi tuleb esimene buss ja saame koju. Ja mäletan, istusime seal öösel ja mingi hetk tuleb, ma ei tea, mingi 4:30 hommikul tuleb lihtsalt mingi siuke vanamees. Siuke normaalne, mingi räsitud parmaat, laseb varrukast liimi, tuleb meie juurde, ütleb, et poisid, ma ennustan teile. Ja kui ta ütles, et ma ennustan teile, ma tegin reaalselt lihtsalt, yes. Me arvasime, et ta tuleb vägistama, nagu üle ennustamine, et sita. Ja me istusime sõprade 3 rivis, niimoodi, ma olin viimane, läks esimese sõbra juurde ja ütles niimoodi, et okei, poiss, sina. Niimoodi manas ühe hetke ta kohal ja ütles, et sinu tulevik on sport või meditsiin. Sport või meditsiin, kurat. Sport või meditsiin. Ma võin öelda, et see tüüp on tänaseks päevaks, ta on mänginud väga mitu aastat Eesti jalgpallimeistriliigas ja ta on Tartu Ülikooli kliinikumis kirurg, nii et sport ja meditsiin. Ta läks järgmise sõbra juurde, tehnika. Arvutid. Võin öelda, et see tüüp on tänaseks päevaks ühe Eesti juhtiva IT-ettevõtte lõpuboss, nii et arvutid. Siis ta jõudis minu juurde ja tal ei olnud väga pikka hetke manada vaja, nagu ta niimoodi
tuli sinna ja ütles, et oi kurat, sinuga läheb perse. Ja ma mäletan, ma kõndisin sealt konverentsikeskusest välja, tõmbasin õlmadele 3. ringi peale ja mõtlesin, et tere onu, kui sa teaks, kui õigus sul oli. Mind häirib, kui inimesed kui keegi mind liiga väikses eksimuses süüdistab, siis see täiega häirib. Vaata, kui sa teed 99% rehkendusest ära, ja siis keegi tuleb, aga tehniliselt tapa ära ennast. No vaat see, et sõbral on uus naine, ja siis sa kohtud taga esimest korda, või sa oled ühe korra elus näinud, kohtud teist korda, ja siis ütled selle tüdrukule, et tšau, Mari-Liis. Ja siis tal on nagu, see on Mari-Lii. Mis mina just ütlesin? Ma ütlesin kogu su nime ja tegin võib-olla juurde. Võib-olla nagu ma sain just südari perse küll, nagu kontrolli korraks, kuidas teistel läheb, see ei ole ainult sinu maailm. Ma ei tea, mul oli hiljuti just siuke hetk, olin kuskil mingi muusikafestivali ja tulid mingid tüdrukud minu juurde, ütlesid, et hei, Sander, et kas tohiks pilti teha? Ja mul oli see, et jah, et tohib küll, aga et mulle tundub, et tüdrukud on alaealised ja siis ma ütlesin, et me teeme pilti, aga füüsilist kontakti meie vahel ei ole. Kõik seisavad oma silindris nagu. Ei mingit kätt õlal, kätt ümber kaisutamist, mitte midagi, tüdrukud, mulle tundub, et te olete alaealised, mul ei ole seda paska vaja. Pärast on kuskil mingi nimekiri, et no kes meil Eestis on? Igor Mang, Sander Õigus. Ma ei taha seal nimekirjas olla. No. Ja siis ma ütlesin neile seda, üks tüdrukas täiega. Ma sain kolmapäeval 18. Nagu mida nahku mina just ütlesin. No. Ma panin 3 päevaga mööda, ma ei pakkunud sulle pensionäri soodustust, perse küll. Nagu rahune maha, türa sa vana kalendri järgi oled veel 17. Nagu. Aga see nii veider, inimesed ei saa tulla nagu, Eesti inimene ei tule lihtsalt ütlema, et hei Sander, et mulle meeldib, mis sa teed, või noh, et ei meeldi, vahet ei ole. Ei, inimestel on vaja mingit vabandust. Nagu, et ahaa, et sul on särk seljas või? Mul on kodus mitmeid särke, räägin. Nagu... Ja minu viimase üks uusi lemmikuid on see, et see on päris palju minuga juhtunud, kui keegi tuleb minu juurde, et tšau, Sander! Mina olen ka Sander! Päriselt? Mul on vasak tegelikult nagu vaba, et... Sorry. On siin veel Sandereid, kui Sandereid ei ole, sobib ka Aleksander. Nagu, millest meil nüüd rääkida on? Sinu nimi on ka Sander. Kas ka sinu emale meeldis Mart Sander minu omale ka? Selles mõttes ma tahaks täiega, et mul oleks see mingi tänapäeva noorte mingi fucked up välja mõeldud nimi, vaata. No tead küll see mingi Šažn... Alguses dollari märkidega lihtsalt nagu... Mitte kunagi mu elus ei tule keegi mu juurde, tšau, Šažn... Mina olen ka Šažn... Aga jaa, aga samamoodi nagu ma lähen ise ja ma lähen mingite täiesti nagu triviaalsete asjade peale närvi, mind ajab täiega naerma, kui keegi läheb närvi millegi peale, mida mina ei mõista. Näiteks üks minu lemmikhetki on see, kui maailmas, kui jõuab kätte see aeg, kui on Halloween, kuna iganes sügisel ta on, oi pläät, kuidas Eesti rahvas kettasse läheb. Ma ei tea, kuidas te olete tähele pannud, sotsiaalmeedias on nagu 1000 inimesi lihtsalt. Mis kuradi Halloween? Meil on mardipäev! Ja mardipäev! Rahune! Nagu... Mis juhtub, kui väike 12-aastane Markus valel päeval maski ette paneb nagu... Sul läheb pööningul sinimust valge otsast mädanema või mis ta ära võtab sult nagu? Kuigi mõnes mõttes ma nagu mõistan, sest vaata, Halloween tungib su ellu, vaata.
sa oled kodus, sa ei tea, mis päev see on või mis asi on, järsku on ukse taga lihtsalt komm või pomm. Mis asja? Hakkad reegleid guugeldama, on ju. Enne kui oled reeglid teada saanud, oled mädamunaga saanud. Ja selles mõttes ma mõistan seda viha, sest mardipäev ei teeks sulle kunagi niimoodi. Mõtle, mardipäev ei tungi niimoodi agressiivselt su ellu. Tulevad ukse taha, Mardi, õnne, Vilja, õnne. Sa ei pea neid isegi tuppa laskma. Ja nad ei saa mitte sittagi teha. Nagu reaalselt. Sa võid nad tuppa lasta neil ära laulda ja siis öelda, et ei olnud päris see laul, tulge jälle. Sa võid lasta neil oma enda tatra põrandalt kokku korjata ja öelda, see on teie viljaõnn. Sa võid neil anda 8 peale 1 õuna ja öelda, kakelge vitud. Nagu, see on sinu maailm, saad sa aru? Sest sa näed, mardipäev on lapsevanemate välja mõeldud püha, vaata. Kunagi paar aastast tagasi lapsed ajasid inimesed, ma tahan minna, ma tahan... türagi, jätta ära. Ma ei tea, kas sa oled kuulnud, homme mardipäev, tead, ei tea? Ei tea? Kohe räägin. See on siuke päev, mardipäev, sa võtad garaaži alt selle vana lina, mis seal mädaneb. Ja see sama, mille peal punik sünnitas, see sama, ja. Võtad selle. Teed silmaaugud sisse ja mine vaata, äkki saad küla pealt kuivaineid. Aga jaa, Halloween selles mõttes, ta tungib su ellu, vaata. Ta agressiivselt tungib su ellu, sa oled oma kodus, elad oma elu. Järsku on uksekell, lähed vaatad, seal seisab mingisugune tatikas. Ainuke asi, mis ta tegi, keeras mütsi tagurpidi, on ju. Nüüd vaatab sul otta, no nii peremees. 2 snickersit või hakkan su kinnisvara nussima. Kuulge, Pärnu, see oli minu tund. Väga lahe, et tulite. Aitäh, et kellegi telefon filmimise ajal helisenud või midagi. Aitäh sõpradele, et nad sooja tegid. Aitäh Mikule, et ta mussi mängis. Aitäh sulle, et sa juba vetsu jooksed. Ja... Aga jaa, Pärnu, te olete fucking imelised nagu alati. On ikka näha, et inimesed, kes elavad linnas, kus nad ennast ära ei tappa, igal juhul. Olge moodsad, kuredi, käige showdel, tehke keppi, toetage kultuuri, musid pükste põhja, aitäh. Praegu mõtlen oma peas, et hei Sander, miks lavale tagasi tulid, sul ei ole midagi öelda? Ma ei tea. Aitäh teile. Mul üks sõber sai üks päev, ta sai kanepi omamisest trahvi, mis on niikuinii naljakas, aga ma nägin teda ja siis ta oli sigavihane, näitas mulle seda trahvi, tõi tuha küll nagu. Siis ma mõtlesin, mille peale siis vaatasin seda trahvi, seal oli et kodanik see ja see on ju tabatud 0,7 grammi narkootilise ainega, trahv 20 eurot on ju. Mille peale sa nii pahane oled? Siis ta oli see, et kui Sergei 0,7 müüb, noh. Okei, mul juba helipuldist lehvisid kaduga ära, teil ei ole nii kaua makstud, aga ma räägin ühe mõtte veel, võib-olla, sest ma lugesin ühte artiklit, mis pani mind, ma lugesin ühte artiklit porno kohta ja selles mõttes ärge muretsege, mu eesmärk ei olnud ühtegi artiklit lugeda, ma guugeldasin Real Couples Doing Porn ja lihtsalt ma jõudsin mingi närvuse artiklini, aga ühesõnaga, mis ma sain teada on see, et paarid, kes või inimesed, kes töötavad pornos, on enamasti suhtes või abielus kellegi teisega, kes töötab pornos. Mis on suht loogiline, on ju? Kas sa kujutad ette, et
sa oled mingi kaabeldaja kuskil ja siis sul naine käib ka tööl nagu, või see ma ei tea, siit kellegi, vaatame, te olete paar, on ju? Olete super. Mulle alati meeldib, kui see noormehel on hea ja neil on siit vaatame. Aga kas ma tohin teie nimed ka küsida? Silver ja Egne, super. Ja mis tööd sa teed, Silver? Puurid. Ja Egne, mis tööd sina teed? Lapsekodus, super. Nii, ja kas sa kujutad nüüd ette, et Silver saab uurid edasi, on ju? Aegne üks ütleb, et tead, et väike Jaanus on juba ema hoolt saanud küll, et ma hakkan ka nüüd karjääri tegema. Kuidas te peaksite tööst rääkima omavahel, on ju? Hommikul siis naine ütleb sulle, et head puurimist ja sul on nagu, et head türa, mis mu elus toimub. Ja siis õhtu saate pärast tööpäeva koju, on ju, ja siis sul Egne tuleb niimoodi, et hakkab oma tööpäevast rääkima ja siis Silver segab täiega vahele, et ta isegi räägi, nagu mul oli täna selline päev lihtsalt. Sa tuli see ülemus, ta lihtsalt, see vend lihtsalt nussib mind kogu aeg nagu. Ta nagu reaalselt see vend lihtsalt türa iga päev töö juures mind nagu kepitakse perse, saad sa aru? Ja siis Egne vaatab sulle otsa, et ahah, sind kepitakse perse. Või midagi sellist. Kuulge, mul päriselt ei ole rohkem mitte midagi öelda. Sitaks lahet tulite ja aitäh teile, olge moodsad ja tšau!